Tere! Mina olen Erki Zone'ist. Kui eelmistel kordadel vaatasime, kuidas käib endale Zone'is kasutajakonto loomine ja domeeni nime registreerimine, siis täna uurime, kuidas tellida sellele domeeni nimele e-posti ja veebilehe jaoks vajalikku serveri teenust. Algus küllaltki lihtne. Jälle, lähed meie esilehele zone.ee ja klõpsad paremal üleval nurgas nupul Minu Zone. Siin palutakse sul sisse logida enda Zone'i kontole. Zone'i konto, muideks, selle loomine on täiesti tasuta, ei kohusta sind mitte millekski ja kuidas see täpselt käib, milleks ta tarvis on, võid vaadata meie eelmisest videost. Minu Zone'i kasutajatunnus on birgit@zone.ee ja panen sellele ka kehtiva parooli. Nupp logi sisse. Nüüd jõudsid sa Minu Zone'i iseteeninduse esilehele. Jaotusest veeb ja e-post huvitab meid nupp lisa virtuaalserver. Domeen millele vajad serverit? Siia paned siis sa enda domeeni nime, loomulikult mina olen pannud juba etteruttavalt teemekoduka.ee, mis on minu oma. Paketi valik. Nüüd oluline koht. Pakette, nagu näed, on valikus tüki 3. Starter, Business ja Pro. Kui sa oled alustav äri ja võib-olla sa ei teagi, mida sul täpselt vaja võib minna, pikema jututa võta Starter. Sa saad alati vajadusel oma teenuspaketti suurendada, kui selleks kunagi vajadus peaks tekkima. Business pakett on pigem siis kas juba keskmise või kasvava e-äri tarbeks ja me kõik loodame, et ühel hetkel jõuad sa ka Pro paketi kasutamiseni, mis on tegelikult kõige parem ja võimsam serveri teenuspakett meie juures. Arveldusperioodi mõistes pane tähele, kõige soodsam on alati serveri teenuse eest tasuda 1 aastase arveldusperioodiga, niimoodi toimides rakendub sulle hinnasoodustus, aga võid valida ka 1 kuu. Ka seda saad hiljem muuta, kui soov tekib. Tehniliste sätete alt, kui sa tahad, et su server asuks meie Hollandi Amsterdami andmekeskuses, saad selle valiku teha siit. Muud asjad üldiselt võid jätta muutmata. Kui sul on meile mingisugust lisainfot, mida soovid serveri tellimusse edasi kommunikeerida, sisesta see siia. Nüüd, maksja nimi, see on oluline koht. Pane alati tähele maksja ehk nimi, mida sa näed arvel. Võetakse alati sinu Zone'i konto andmetest. Kui sa tahad arvel näha kellegi teise nime, olgu see kas siis mõni teine eraisik või sootuks ettevõte, pead sa tellimuse esitama selle eraisiku või ettevõtte Zone'i kontolt. See nüanss on välja toodud ka siit ja kohe saad alustada ka uue konto vormistamist või siis teisega sisse logida. Nüüd jääb sul üle tutvuda ja nõustuda meie kasutaja tingimustega ja tellimus kinnitada. Nagu näed, on suunatud sind tagasi Zone'i iseteeninduse avalehele, kus pooleli olevate tellimuste juures on näha sinu serveri tellimus. Klõpsa nupul maksa ja tasu teenuse eest esitatud arve. Arve tasumiseks on sul päris mitu varianti. Kõige kiirem kindlasti pangalink. Pangalingiga tasudes avatakse sinu server lähema 10-15 minuti jooksul. Sama kehtib ka kredit- või debetkaardi ja digirahakottide Apple Pay ja Google Pay puhul. Kui sa teed tavaülekande ja sul on asjaga kiire, saada meile info@zone.ee aadressil palun maksekorralduse koopia. Arve tasumisel oledki teenuse kasutamisele sammukese lähemal.